Igake nüüd sisse täiesti sertifitseeritud. Auto rada pealt ära pannakse betoonid paika ja vaadatakse üle, et jumala eest seal väga palju. No teeme aplausi. Üks sõnur on taas langenud, aga eks ta tuleb tagasi. Vaatame siin see opa. Ja ütleme niimoodi, et see, mida mina siitpoolt näen, siis ega see ütleme midagi väga head ei toota, aga no vaatame. Kompresor stardiraha. Ja pausi on meil kindlasti jah, mingisugune paar minutit veel järele jäänud seda. Jarmo Luht pani oma viimase küüneliha ka selle eessõidu sest, et see oli, kohtunikud ütlesid ühes suust, väga ilus eessõid. Imepärane sõit, ilusasti klepingi äärega.
autot sinna stardi poole minemas ja no see on ikka pihta saanud taga korralikult. Aga noh, need on need riskid, mida mehed võtavad ja ei hullu. Järgmiseks arutame Artur Šmiski õnnelikku teed poolfinaali, sellepärast et olgem ausad, ei ole tal väga kiiret tehnikat, ei ole ta ka ise väga kiire sõitja olnud. Aga meile võtsime oma ajalooraamatu lahti ja siis meenub üks teine mees, Kent Roosipolt, hüüdnimega Juks, kes omal ajal ka igasugu vendi oma üliaeglase sõiduga välja suutis küpsetada eliminaatorite ringis. Ilus aplaus! Ilus, väga ilus. Üks osa on Jarmo Luhtvold. Narman Tolts, Jarmo Luht selles sõidu sees, Tolts jälitamas. Mitte mingit hingamisruumi ei antud seekord. Mõtlemise kohta on siin kohtunikel nüüd küll.